Mis on titan? Tervist, inseneeriahuvilised! Minu nimi on Igor Felipe ja täna räägime ühest tugevamast metallist, mida me leida võime. Titaan. Titaan on keemiline element, mille sümbol on Ti ja aatomnumber 22. See on ülemineku metall, mis on tuntud oma korrosioonikindluse, kõrge tugevuse ja kaalu suhte ning võime poolest moodustada sulameid teiste metallidega. Üks titaani peamisi omadusi on selle tugevuse ja kaalu suhe, mis on väga kõrge võrreldes teiste metallidega nagu teras ja alumiinium. See tähendab, et titaan on kergem kui teras, kuid siiski väga vastupidav. See omadus teeb titaanist ideaalse materjali lennundus- ja kosmoserakendustes, näiteks lennukites, kus kaal on kriitilise tähtsusega tegur. Teine oluline titaani omadus on selle korrosioonikindlus. Titaan on vastupidav paljudele erinevatele kemikaalidele, sealhulgas hapetele ja leevistele ning on väga korrosioonikindel merekeskkonnas. See omadus muudab selle väärtuslikuks materjaliks laevades ja naftaplatvormidel, samuti keemia- ja tööstusseadmetes. Titaan on tuntud ka oma biosoobivuse poolest inimkehaga. Ja see tähendab, et inimkeha ei tõrju titaani, kui seda kasutatakse meditsiinilistes implantaatides, nagu proteesid ja hambaplaadid. See omadus teeb sellest väärtusliku materjali meditsiinis ja hambaravis. Kuigi titaanil on mitmeid unikaalseid omadusi, on tal võrreldes teiste metallidega ka mõningaid puudusi. Näiteks on titaani raskem töödelda kui teisi metalle, mis võib muuta titaanist detailide valmistamise kallimaks ja aeganõudvamaks. Samuti juhib see elektrit halvemini kui sellised metallid nagu vask ja alumiinium, mis piirab selle kasutamist teatud rakendustes. Aga millal titaan avastati? Titaan avastati 1791 aastal Briti keemiku William Gregory poolt. Ja see sai oma nime titaanide järgi, kes olid Kreeka mütoloogia hiiglased. Tänu oma tugevusele ja vastupidavusele leidub titaani maakoores ning see on 9. kõige levinum element maal. Seda leidub sageli mineraalides nagu ilmeniit ja rutiil ning seda kaevandatakse peamiselt sellistes riikides nagu Austraalia, Kanada, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Hiina. Titaani eraldamine on keeruline protsess, mis hõlmab mitmeid etappe. Titaani eraldamiseks on 2 peamist meetodit: krolliprotsess ja otsese reduktsiooni protsess. Krolliprotsess on kõige levinum titaani eraldamise meetod. See algab titaandioksiidi eraldamisega sellistest mineraalidest nagu ilmeniit ja rutiil, mis seejärel puhastatakse keemiliste protsesside abil, et toota titaantetrakloriidi. Seejärel vähendatakse seda magneesiumiga vaakumreaktoris kõrgel temperatuuril, mille tulemusel saadakse metalliline titaan. Titaan sulatatakse ja rafineeritakse, et eemaldada lisandid. Otsene redutseerimisprotsess on alternatiivne meetod titaani eraldamiseks, mis hõlmab titaandioksiidi redutseerimist reaktoris vesinikgaasiga. Kõrgetel temperatuuridel toodetakse nii metalliline titaan otse, ilma vajaduseta toota titaantetrakloriidi. Esiteks on see meetod vähem levinud, kuid võib olla tõhusam kui krolliprotsess. Sõltumata kasutatavast ekstraheerimismeetodist on titaani tootmine energiamahukas ja kulukas protsess. Kuid tänu oma unikaalsetele omadustele on titaan väärtuslik materjal mitmes tööstusharus, mis muudab selle ekstraheerimise majanduslikult tasuvaks tegevuseks. Titaanil on mitmeid huvitavaid omadusi, mis muudavad selle kasulikuks erinevates rakendustes ning seda kasutatakse laialdaselt erinevates seadmetööstustes. Titaani saab turul osta mitmel erineval kujul, alates lehtedest, torudest, varrastest kuni traadini. Seda kasutatakse sageli ka sulamitena koos teiste metallidega, nagu alumiinium, vanaadium ja raud, et veelgi parandada selle omadusi. Titaanitoodete tootmine võib olla kulukas, kuna selle sulamistemperatuur on kõrge ja vajatakse spetsiaalseid tootmistehnikaid. On olemas palju titaani sulameid, mida kasutatakse erinevates rakendustes. Igaühel neist on oma omadused ja spetsiifilised tunnused.
Peamine titaanisulam on titaani, alumiiniumi ja vanaadiumi sulam, tuntud ka kui Ti64, Tc4 või ASTM klass 5. See koosneb 6% alumiiniumist ja 4% vanaadiumist. Ja see on tuntud oma kõrge mehaanilise tugevuse, korrosioonikindluse ja bioloogilise ühinduvuse poolest. Seda kasutatakse sageli lennu- ja kosmosetööstuses, näiteks lennukite turbiinides, samuti meditsiinilistes implantaatides ja spordivarustuses. Meil on ka titaani, alumiiniumi, tina, tsirkooniumi ja molübdeeni sulam, tuntud ka kui Ti6242. See sulam koosneb 6% alumiiniumist, 2% tinast, 4% tsirkooniumist ja 2% molübdeenist. See on tuntud oma suure väsimus- ja korrosioonikindluse ning hea keevitatavuse poolest. Seda kasutatakse sageli ka lennu- ja kosmosetööstuses, näiteks lennukitiibades ja meditsiiniseadmetes. Meil on ka titaani, alumiiniumi ja vanaadiumi sulami variant, mida tuntakse ka kui 9. klassi titaan. Erinevalt esimesest koosneb see sulam 3% alumiiniumist ja 2,5% vanaadiumist. See on tuntud ka oma kõrge väsimus- ja korrosioonikindluse ning hea keevitatavuse poolest. Seda kasutatakse sageli lennukimootorite komponentides, samuti meditsiini- ja spordivarustuses. Samuti. Titaani ja molübdeeni sulam on sulam, mis sisaldab 15% molübdeeni. See on tuntud oma kõrge korrosioonikindluse ja bioloogilise ühilduvuse poolest. Seda kasutatakse sageli meditsiinilistes rakendustes, näiteks põlve- ja puusaproteesides. Meil on ka titaani, alumiiniumi, tsirkooniumi ja nioobiumi sulam, mida tuntakse kui Ti5553. See sulam koosneb 5,5% alumiiniumist, 5% tsirkooniumist ja 3% nioobiumist. See on tuntud oma kõrge korrosiooni ja väsimuskindluse poolest ning samuti tulekindluse poolest. Seda kasutatakse sageli lennukimootorite komponentides ja isegi sõjaväevarustuses. Need on vaid mõned peamised saadaolevad titaani sulamid ning igal neist sulamitest on oma omadused. Ja neid kasutatakse erinevates rakendustes sõltuvalt sellest, milliseid omadusi igas rakenduses vaja on. Kas sa teadsid neid titaani omadusi ja selle kasutusvõimalusi? Kas sul on kodus või isegi sinu kehas mõni titaanist seade või detail? Kirjuta kommentaaridesse, ma tahan teada. Ma jätan siia kõrvale 2 videot, mis teile võivad samuti meeldida ja mida tasub kindlasti vaadata. Kui sulle video meeldis, pane like, telli kanal ja jaga videot oma sotsiaalmeedias. See ongi kõik insenerihuvilised. Suured tervitused ja kohtume järgmises videos.